Me peame arvestama sellega, et tallinlaste arv kasvab, samas linna tänavate ja teede läbilaskevõimekus on piiratud. Ehk siis tulevikus meil on ainult üks valik, ühistranspordi arendamine ja see peab olema keskkonnasõbralik ühistransport. Täna me saame öelda, et see ei ole lihtsalt kontseptuaalne valik, tegelikult see on eksistentsiaalne vajadus. Ja trammiliin, mis ühendab lennujaama ja sadama, on osa sellest suurest plaanist. Ja mitte ainult sellepärast, et see liin ühendab kaks olulist objekti, tegelikult neid objekte on rohkem, Balti jaam, linnahall, vaid ka sellepärast, et sellest saab osa tulevikus ka suuremast plaanist ühendada Tallinna linna ühistranspordivõrgustikuga teiste omavalitsustega ehk siis naabervalladega. Ehk siis see on tõepoolest iseenesest suur projekt, aga see on ka osa suurest plaanist. Jah, 2013 alustati trammide ehitust lennujaama, millest oli väga pikalt unistatud. Ja nüüd siis üks osa sellest projektist tramm sadamasse saab ka alguse. Ja kui kõik läheb hästi, siis aastal 2023 ehk 10 aastat ehitustööd ja meil on olemas trammitee, mis ühendab Vanasadamat lennujaamaga ja tegelikult tekib selline ühtne terviklik ühistranspordi sõlm Tallinnasse ja loomulikult hästi oluline selle juures on ka siis Ülemiste terminal, mis tõenäoliselt tulevikus saab lisaks rongile, trammile, lennujaamale siduma ära ka bussitranspordi, nii et sellest piirkonnast tuleb ühistranspordikeskus. No, trammiteede osas praegu uuringud käivad, milliseid siis Tallinna nii-öelda äärealasid või valdasid oleks kõige mõistlikum trammiga ühendada. Ja ma arvan, et siin vast üks perspektiivikam võiks olla Raesuund. Täna on tõeline rõõm nagu välja siis teatada projektist, et me alustame projekteerimisfaasiga, et trammi ühendada Tallinna Sadam trammiliiniga siis nagu Ülemiste keskusest. Ja Ülemiste keskusest saab teatavasti tõeline nagu transpordisõlm, et sinna tuleb siis Rail Baltic, seal on siis nagu eksisteeriva raiusega raudtee, seal lähedal on lennujaam, millesse käib muidugi tramm juba täna, eks ole, see tegelikult oli Rail Balticus nagu esimene trammiprojekt ja nüüd teine siis ühendame sadamaga, et see on nagu väga oluline, et inimesed saaksid liikuda täpselt selles võtmes, kus neil vaja on, et me ühendame siis tegelikult kõik olulised transpordi muud sõlmed, ehk siis lennundus ja siis laevandus, nüüd ka siis läbi trammi meie siis Ülemiste rongiterminaliga, mis on ka valmimas. See projekt on ajakavas. Meie praegune plaan on 2026, nii nagu Euroopa Liiduga on kokku lepitud, ja see ajakava kehtib, et selles võtmes meie töötame igal juhul niimoodi täpselt, et 2026 peab tegelikult olema Rail Balticu põhiliin töötama, ja on saab reisijad peale minna. Mõistagi nii suurte taristuprojektide puhul võib tekkida viivitusi, kas tehnilisi või finantsilisi, kuidas iganes. Seda täpselt välistada seda täna ei saa veel, sinna on ikkagi veel palju aastaid aega, eks ole. Aga selles mõttes meie töötame praegu 2026 võtmes ja meil ei ole ühtegi põhjust tänase seisuga kahelda selle realiseeritavuses. Sild on oluline osa trammiprojektist. Ta on osa meie masterplaani tööst ja sild ühendab siis A ja D terminali ja ehitatakse üle admiraliteedi basseinikanali ja selle ehitus on juba alanud. Ja sellepärast on ta oluline, et trammi peatus tuleb küllaltki lähedale silla ühe otsale, et siis reisijad saaksid paremini mõlemast terminalist silla peale. Tuleviku mõttes on ta ka oluline selline maamärgiline tähendus. Arhitektuurselt tuleb ilus
ja tehniliselt tuleb ta lahti käidav. Nii et igal juhul me võtame edaspidi ka vastu külalisjahte siin ja sild avaneb kiiresti.